Nüüd on kudumistöö jõudnud nii kaugele, et oleme saanud jälle tekitada siia ringi ja kui te nüüd märkate, siis küljesilmuseid me korjasime 12 tükki ja põhjasilmuseid oli 4, selle tõttu on siin 16 silmust. See on siis rohkem, kui peaks tegelikult olema. Tegelikult peaks olema ju 12. Ja nüüd tuleb kindla süsteemi järgi need 4 silmust, mis me siit põhjasilmustest siia varda peale panime, ära kaotada. Selleks tuleb kõigepealt kududa üks ring lihtsalt, puhtalt. Selle ma olen juba ära kudunud. Ja peale seda tuleb hakata tegema teatud kindla süsteemi järgi kokkuvõtmise ringe. Ehk siis nüüd esimese varda lõpus ja 4. alguses tuleb 2 silmust kokku kududa. Esimese lõpus siin 2 silmust koome tavaliselt kokku, 4. alguses üle tõstmisega. Nüüd ma hakkan seda siis tegema. Katsun jõuda siis sinna 2 viimase silmuse juurde. Ring algab siin talla all, põhja all nii-öelda. Et siis saate alustada seda varraste lugemist siit täpselt siit alla alt, et see on siis esimene. Nii, jõudsin 2 viimase silmuse juurde. Nüüd panen varda mõlemast silmusest korraga läbi, natuke kangutamist ja koon need 2 silmust läbi. Nii, jõudsin teise varda juurde. Teine varras tuleb kududa tavaliselt läbi, parempidiste silmustega. Nüüd ei ole selle soki kudumise juures vaja ühtegi pahempidist silmust enam teha. Kõik on ainult parempidi. Nii, teine varras sai läbi. Nüüd on 3. varras. 1, 2, 3. 11, 12 silmust, nii nagu olema peab. Ja vot, nüüd jõudsime 4. varda juurde, kus on siis 16 silmust nende põhjasilmaste tõttu. Ja nüüd peegelpildis selle esimese vardaga. Varda alguses tuleb teha üle tõstmisega kokku kudumine. See tähendab seda, et tõstate esimese silmuse eest ära, teise koote ja panete varda esimese silmusesse ja venitate selle üle teise silmuse. Nõnda, need on siin kokku kootud silmus. Ja siia jäi 15 silmust. See on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nõnda, esimene kokkuvõtmise ring on tehtud. Nüüd tuleb neid kokkuvõtmise teha sellise skeemi järgi, et kui alguses kudusid 1 ringi ja tuli kokkuvõtmine, nüüd tuleb kududa 2 ringi ära ja siis teha kokkuvõtmine. Siis tuleb kududa 3 ringi ja kokkuvõtmine ja siis 4 ringi ja viimane kokkuvõtmine. Nii et siia varraste 2 varda peale, esimese ja 4. varda peale peaks jääma siis lõpuks 12 silmust. Nüüd olengi jõudnud siis märkamatult viimase kokkuvõtmisringi juurde, ehk siis 4. kokkuvõtmisringi juurde ja nagu juba varem öeldud, tuleb esimese varda lõpus tavaliselt kokku kududa 2 silmust ja 4. alguses ja sinnani ma siis kohe jõuan. Et teine varras. Siin peaks olema 12 silmust, nagu alguses oli. Siis on 3. varras, kus on samuti 12 silmust olemas juba. Ja jõuangi 4. varda juurde ja teen siis kannakiilu viimase kokkuvõtmise. See on siis üle tõstmisega, tõstan, koon, tõstan üle. Loeme nüüd ära, kas on täpselt 12 silmust siin. See on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nii. Nüüd peakski olema igal vardal kenasti 12 silmust. Ja võime jätkata kudumist otse siia poole, kuni väike varvas ulatub sisse. See on soki kudumise juures üks kõige lihtsam osa.